Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No hamburid, vau! No see on ikka midagi täiesti pöörast, mis on teie elus tulemas. No need 7 kaarti on siin nagu midagi sellist, et mind võtab see lausa õhku ahmima. Ma ütlen ausalt, mind võtab see õhku ahmima. See on nagu vinge ja see on ühtepidi hirmutav ja see on ühtepidi maagiline. See, mis selle nädala kaardid on siia välja toonud, see on midagi nagu, no ma ei tea, ma ütleks teile ausalt öelda, see on enneolematu. Aga algame algusest, mida ma siin siis näen? Ma näen siin sauade 2, sauade 2 räägib mulle seda, et hambur on täis otsustavust. Nii. Ja kuna siin kõrval kohe on narr, siis hambur tahab oma elu muuta. Ta on täis otsustavust oma elu muutma. Tema elus algab uus etapp. Ja see etapp tuleb pauguga. See tuleb sellise pauguga, et tõmbab hamburil jalad alt ära. No ma ei tea, no see peaks olema positiivne pauk. Aga kuna see on tornikaart ja torn tähendab järsku muutust, näete ise, torni sisse on löönud välk, inimesed lendavad sealt kõik alla ja see tulebki hamburi elus tuleb uus algus hirmsa pauguga ehk järsu muutusega. Hambur ise absoluutselt sellest veel aru ei saa. Siin näitab see seda karikate 8, räägib sellest, et hambur istub oma unistustes, vahib sinna täis taevasse ja mõtleb, et ei tea, kus kohas see uus asi tuleb, milline muutus mu elus küll olla võiks. Mina mitte midagi ei näe, mina vahin neid tähti seal taevas ja pole absoluutselt mul aru saamistki, kus see muutus tuleb. Endal siin torn juba pikali. Nii hamburid. Teie ei tunne ära oma muutust, aga tegelikult teil on sees kõik olemas, teil on sees olemas see tarkus, teil on tegelikult olemas kõik vastused. Ja te tunnete selle ära siis, kui sellega kohtute, et mis teile elus ette tuleb. Ma toon siia lihtsalt ühe näite, et mis teil võib olla see kitsaskoht praegu või mida te ei näe. No oletame näiteks, et te olete 2 töö vahel, nagu öeldakse. Te olete siin võib-olla otsinud pikalt juba tööd ja pole leidnud, olete vaadanud neid töökuulutusi, kas te tahate siin tööd võib-olla üldse vahetada? Või noh, see on lihtsalt näide. Tahate tööd vahetada, olete sellest vanast tööst tüdinenud ja uut ka ei ole, vaatate neid tööpakkumisi, mitte midagi seal ei ole, pole liha, pole kala, võiks ju seda teha ja võiks ju teist teha, oskused on olemas, teadmised on olemas. Ma olen seda kõike juba varem teinud ja see pole ikka päris see. Vaatate järgmine päev, no ikka ei ole. Vot ja nüüd juhtub see, et see torn toob teile sellise muutuse, et te nüüd lähete vaatate neid töökuulutusi ja seal on hoplaa. See ongi see, mida ma teha olen tahtnud. Küll on tore, et see kuulutus nüüd praegu siia tuli. Sinna ma kandideerin ja seda ma tegema hakkan. Seda tööd ma tahan. Vaat see on see äratundmine. Vaat see on see õige asja äratundmine, et see ongi see teie sees olemas, kuigi seda täna te ei näe. Te ei tea seda, aga see on teil olemas. Te ei tea ka seda, kus suunas teie elu hakkab muutuma, sest torn toob järsu muutuse. Ta toob sellise ootamatu muutuse, mida te ei oska praegu absoluutselt näha. Aga et see muutus on positiivne. Sellest räägivad mulle järgmised kaardid. See pauk, mis tuleb, on positiivne. See ei ole mitte midagi negatiivset, kuigi see torn on hirmutav. Kõik kukuvad sealt alla, aga te kukute küllusesse, stabiilsusesse ja te kukute oma unistuste ellu. Saate aru, hamburid? Nagu miks ma räägin, et see on nagu täiesti ulme, mis teil siin praegu on nagu minu kaardi lugemises välja tulnud. Te kukute järsult enda unistuste ellu. Stabiilsusesse. Te näete siin müntide 10. Müntide 10 on stabiilsus absoluutselt kõiges. See on materiaalne stabiilsus. See on perekonnas kõik on hästi, see on teie kodus kõik hästi, see on ka selle tööga kõik hästi. Kas see on uus töö või vana töö, ma ei tea, mis teil seal on, aga teil on absoluutselt kõik ja see ei ole nagu selline, et mul on selles koos kõik hästi. See müntide 10 räägib sellest, et teil on nagu
järjepidevalt kõik hästi. Teil on nagu terve aasta kõik hästi ja võib-olla veel 10 aastat kõik hästi. Ja see müntide rüütel siin näitab seda, et raha tuleb aga järjest juurde. Tema toob teile uusi ideid. Tema aitab teil võib-olla hoida stabiilsena need vanad asjad, mis teil on olnud ja ta toob ka kindlasti mingisuguseid uusi ideid, mille peale te varem pole tulnud. Et kuidas oma sissetulekuid suurendada, kuidas oma edu saavutada, kuidas kõike seda stabiilsust nagu hoida, mis teil on. Ja miks ma räägin sellest, et see kõik on lihtsalt fantastiline, see on fantastiline, siin on päris mitu põhjust, aga üks põhjus on see, et teil on välja tulnud maagikaart. Ja maagikaart ju tähendab seda, et te võite endale, no teil on nagu täiesti super, teil on siin narr, mis on uus algus, teil on torn, mis on järsk uus algus ja teil on maag, kus te saate ise kujundada oma tulevikku. Saate aru, hamburid, teil on antud võimalus ise enda tulevik kujundada nagu selliseks, nagu te seda soovite. Mis on teil olnud nüüd need unistused? Mis ei ole teil täide läinud või mida te tahate oma ellu, tahate te, ma ei tea, majas remonti teha, tahate te üldse uut elamist saada, no tahate te uut töökohta, tahate uut autot, ma ei tea, tahate mingisugusest muust kitsaskohast välja rabeleda, on teil näiteks võlad võetud, tahate nendest vabaks saada. No kõik on võimalik maagikaardis, pange ainult kirja, pange nii suurelt kirja, kui te vähegi suudate välja mõelda, missugune võiks olla teie uus elu. Ja kuna me jõuame tulihobuse aastasse sellel aastal, no siis on see lihtsalt fantastika, et te saate endale ka terve aasta ära kujundada. Terve selle tulihobuse aasta te võite endale välja mõelda, milline see peaks teie elus olema. Kui palju ja kus kohas te tahate reisida, kui palju te tahate raha teenida, mis teil kõik võiks olla. Võib-olla tahate uut kodu, võib-olla te tahate, ma ei tea, endale, no mis iganes te soovite. Uut aeda, mingisugust kindlat taime, mida te olete kogu elu tahtnud enda aeda istutada. Mis suured unistused, mida suuremad on teie unistused, seda rohkem, pange kirja, pange kõik kirja. Võib-olla te otsite endale elukaaslast, keda te pole leidnud, tahate hingesugulast leida. No ma ei tea, keda te veel võiksite endale soovida. Ühesõnaga, ma tahan teile seda öelda, et maagikaart annab teile võimaluse soovida absoluutselt kõike. Soovige enda elus kõike seda, soovige suuri summasid raha, soovige õnne, tervist, ma ei tea, edu, tarkust ja pange kõik kirja, mida te tahate. Kui te näiteks tahate endale saada uut kodu, siis pangegi kirja, kus see kodu on, milline see välja näeb, kui suur see kodu on, mitu tuba, milline katus, mis värvi, kui suure aiaga, mis seal aias on seal tiik, on seal ma ei tea, mis kõik veel teil seal olemas on, lillepeenrad, kuidas on sissesõidutee, kas teil on seal garaaž, kas teil on seal saun. Ühesõnaga, pange üksikasjaliselt kirja, no kõik nii palju, kui saate, võite panna kohe kardina värvini kirja, köögimööblini, põrandakateteni kirja. Kujutage ette, et teil on võimalus ise enda elu kujundada, oma kodu kujundada, olla ise enda kodu ja elu sisekujundaja. Teil on see võimalus praegu olemas ja kasutage seda võimalust, ärge laske seda mööda minna. Neid ei tule nii palju neid võimalusi endale sellise tulevikku soovida, nagu teie seda tahate. Et ärge laske elul seda tulevikku kujundada, vaid küsige ise endale just sellist, nagu teie soovite. Pluss, hea uudis on veel see, et me oleme jõudnud kohe-kohe tulihobuse aastasse. Eriti hea uudis on see neile tulihobuse aastal sündinud hamburitele, kes on sündinud 1966 ja tähistavad sellel aastal oma 60 aastast juubelit. Teie olete jõudnud sellesse aastasse, kus te ise sündisite, ehk iga 60 aasta järel tuleb täpselt see sama aasta, kus te olete sündinud. Ja see tähendab seda, et üks kord elu jooksul või siis iga 60 aasta tagant olete te selles samas aastas, kus te olete sündinud. Võtke siis vastu kõik selle aasta pakutavad asjad. Ükskõik, mida see aasta teile ei too, võtke kohe kindlasti kamaluga vastu see. See on kindlasti hea aasta lõpetamaks neid asju, mida te pikalt olete edasi lükanud
pole leidnud võib-olla õiget aega nende lõpetamiseks, aga mis teid enam ei teeni. Et jätke maha kõik see, mis teid ei teeni, võtke uude aastasse kaasa kõik see, mis teid teenib, millega te rahul olete. Ja kui te olete plaaninud nagu alustada millegagi, mida te ka olete edasi lükanud, pole leidnud sobivat aega, siis nüüd oleks võib-olla õige aeg ka alustada sellega, mida te olete niimoodi edasi lükanud, et tehke suur puhastus oma elus sellel aastal. Võtke kaasa kõik see, mis teid teenib, mis teile meeldib. No arvestades seda, millised kaardid on välja tulnud, no siis on see viimane aeg, tagumine aeg on teha oma elus suur puhastus. Alustada seda nagu maagikaardiga, soovida enda ellu nagu kõike seda, millest te olete unistanud, mida te nagu elult soovite. Ja nautige siis oma nädalat, nautige seda uut tulevat tulihobuse aastat, ärge laske mitte millelgi kusagil mööda minna, ärge magage midagi maha. Nautige kõike seda vägevat, mis teie elus on tulemas. No mina soovin teile tõesti kõike head. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.